Ma arvan, et paljudes majapidamistes üks kevadine sagedasem töö on oma terrassi ja terrassimööbli eest hoolitsemine. Mul on ka siin praegu käsil üks sellise terrassitooli puhastamise projekti, õlitamise projekti. Mõtlesin seekord, et kasutaks Tikurilla tooteid. Selleks, et nüüd kõik õigesti teha, otsustasin, et pöördun Tikurilla spetsialistide poole ja uurin järgi, mis tooteid kasutada ja mis järjestuses neid peaks siis peale kandma. Kui ma nüüd olen endal selle sobiva õli välja valinud selle terrassitooli jaoks, tahan seda hakata üle tõmbama, tegelikult see vist nii päris ei käi, et ma võtan selle õli ja pintseldan kohe peale. Ja, et algus kindlasti peaks selle mööbli ära pesema ja Tikurilla terassi ja kaluste pesuaine on olemas süke graanul, see segatakse veega kokku ja kantakse siis tegelikult niiskele mööblile peale see, et ennem lastakse natukene märjaks mööbel, siis kantakse see aine peale sinna, lastakse toimida umbes 15 minutit ja siis harjaga kergelt hõõrudes, veega rohkelt loputades pärast ja siis on juba kuivamisprotsess ja siis läheb see õlitamine lahti. Miks on see vajalik, on see, et see pesuaine avab poorid, puhastab vanast õlist selle toote ära, peale kõike seda on siis sellel õlil kuhugi sisse minna. Täna me siis kasutame õli, mis on vee baasil biopõhine õli. Osa toorainest on siis taimne ja taastuv ja kindlasti on ta siis keskkonnasõbralik toode. Mitu kihti peaks õli peale kandma, et mul oleks mööbel hästi kaitstud? Õliga on selline lugu, et soovitame siis ühe kihi panna korralikult. Õli ei tohi liiga paksult kanda, sest kui õli panna paksult, siis see jääb nakkuma, siin on nätskeks ja see ei ole hea. See liigne õli tuleb siis kindlasti maha võtta puuvilase lapiga hiljem, sest kui õli jääb paksult, siis ei ole hea. Tänapäeva kaasaegsed õlid kindlasti meil kestavad 4 aastat, aga see kõik oleneb sellest, mis toon on, kus see mööbel asetseb, et palju ta koormus saab, et soovitame iga kevad üle vaadata ja siis selle järgi otsus juba teha. Ühte asja ma tahaks südamele panna, nagu kõikide nende meie nõuandelugudega, siis alati rääkige spetsialistidega. Spetsialisti leiate te hästi varustatud kauplustest, kus on väga targad inimesed, aga Tikurillal on veel üks väga selline läbimõeldud ja põnev infoallikas, nimelt nendel on värviabiliin. See on siis 12 011 telefoninumber, see on tasuta telefoninumber ja sealt te saate kindlasti kõik vastused, mis puudutab siis erinevaid viimistlusvahendeid, kuidas neid peale kanda, millised valikud üldse on, miks midagi kuskile valida. Nii et ma kindlasti soovitan nõu küsida, et selline letide vahel käimine ja suvalise purgi haaramine võib teinekord lõppeda ootamatu tulemusega, mida te lihtsalt ei soovi. Jõudu tööle!